Sa arvasid, et see on vlog või? Psyched clickbaited. See on tegelikult hoopis üks storytime video, sest kõik ju nii armastavad storytime youtubereid. Mine. Kuna see lugu on ka päris pikk, ma ilmselt pean rääkima ka sama kiiresti kui Maria Rannaväli ja kes iganes. Alati filme vaadates mul tekib tunne, et nagu miks mu elu ei võiks selline olla. Mida kõike ma ka ei annaks, et mu elu oleks nagu filmis. Ja siis mul meenub see suvi paar aastat tagasi, kui ma käisin sõpradega Rummu karjääris. Ja võib-olla mu elu ongi nagu film. See on see lugu sellest päevast, kui me käisime Rummu karjääris. Ma ei tea, kuidas nüüd lood on, aga ma mäletan, et tol ajal seal territooriumil viibida vist tohtis, aga ujuda sa ei tohtinud. Igasugused mingi õnnetused ja vastutused ja mis iganes, ma ei tea. Aga kuna me olime sellised rebel vennad, siis me läksime ikka. Ujuda oli seal päris lõbus, sest see on tegelikult väga lahe koht, kus aega veeta. Aga ühest hetkest tekkis selline punkt, et 4 inimest olid vees ujumas ja üks meist oli seal kalda peal. Ma ei mäleta, kas see oli mina seal kaldal või keegi teine, aga selle loo jaoks ütleme, et see oli mina. Ma lihtsalt kuivasin seal kalda peal oma rätiku väel, mitte midagi väga tehes. Kuni mu juurde astus üks vanemat sorti pika habemega mees. Okei. Ja ta võttis oma kotist välja kaamera. Okei. Ja siis ta tegi pilti must. Okei siis. Ei ühtegi sõna lausudes, ta lihtsalt tegi pilti meist. Ei no, ma ei taha midagi oletada, aga see nägi üpriski pervo välja, kuidas ta seal PPPP tegi. Ehk siis poolpaljaste poiste pildistamine. Ma ei mäleta, kas me tegime suu lahti või siis ta tuli ennast tutvustama, aga tegelikult tuli välja, et ta on üks Rootsi fotograaf. Ta tegelikult tundus täitsa tore mees ja ta isegi andis oma Gmaili meile, et me saaksime neid pilte talt küsida, kui ta kunagi Rootsisse tagasi jõuab. Fuck, ma lõin jala ära just. Niimoodi me olime seal lihtsalt, me ujusime, ta pildistas, kuni me siis lõpuks sai isu täis ja me hakkasime asju kokku pakkima ja ära minema sealt. See oli see punkt, kus ta tegi midagi veits veidrat. Nimelt ta pani oma ujumisriided selga ja ta otsustas minna sukelduma, et pilte teha vee all. Aga tal polnud ei mingit varustust. Ma ei tea, mis tal otseselt mõttes oli, aga ma ei judge'i, need rootslased on päris hullud vennad. Aga täpselt siis, kui me hakkasime ära minema sinna karjääri äärde, sõitis üks auto. Ainuke võimaluse autoga sinna saada, sa pead minema läbi värava. Ehk siis see juba näitas, et kes iganes sinna just jõudis on mingi valvur või omanik või kes iganes. Õnneks see mees ise ei teinud meile mitte midagi, aga tal oli üks väga tore kutsu nimega Woof Woof. Mida vittu, kus see päike välja tuli? Vaata, öeldakse, et ei ole olemas halba koera, vaid halb kasvatus. No sel juhul sel Woof-Woofil oli ilmselt kõige kohutavam kasvatus, mis üldse võimalik on. Kohe autost välja hüpates ta hakkas haukuma ja mingi inimesi taga ajama ja mida veel. Seal läks mingi trall lahti ja me tegime kohe sääre. Ma soovitan see Woof-Woof meelde jätta, sest ta on selles loos päris oluline tegelane. Vaata, selle Rummu karjääri kõrval on ka üks üpriski suur mahajäetud vangla. Kuna see on mahajäetud ja laguneb, siis sinna on võimalik sisse saada läbi aukuda, mis on müüri tekkinud. Meil küll algselt polnud plaani sinna täiesti sisse minna, aga lihtsalt uudishimust me kuidagi sattusime selle ehitise keskele. Ja siis seal pimedas ringi kõndides ma nägin, kuidas üks väike poiss jooksis üle koridori. Ja see oli täpselt see koht, kus ma ennast täis sittusin, siis ma arvasin, et ma nägin mingit vaimu. Okei, jah, see ei olnud vaim, see oli päris poiss. Ja ma päriselt ka ei sittunud ennast täis. Aga ma olin päris lähedal. Meie üllatuseks, mis me sealt vangla keskelt leidsime, oli hunnik mingi veneaegseid sõidukeid ja masinaid. Ja no me lihtsalt kõndisime nende poole, kuni me kuulsime mingi... Mis hääl see on? Kus see... Oi türa, oi vittu. See oli Woof-Woof, kes täie pasaga meie poole jooksis. Ta nägi näost nii verejanoline välja, et ta tahaks meid kohe ära süüa seal. Sel hetkel ma mõtlesin, et ongi lips läbi, lihtsalt õnneks see sama mees mingi hakkas vene keeles karjuma ja kutsus seda koera tagasi. Ja siis ta karjus meie peale vene keeles, et me sealt ära peame minema, sest tuli välja, et me ei tohiks seal olla tegelikult ja midagi. Ta näitas meile, kus pool värav on ja me hakkasime välja liikuma. Ja see Woof-Woof väga tigedalt kõndis meil järgi. Kõik mu ülejäänud sõbrad liikusid palju kiirema tempoga ja tahtes selle koera juurest eemale. Aga keegi kunagi õpetas mulle, et kui sa ei näita koeral oma hirmu, siis see koer ei tee sulle midagi. Nii et seal ma olin oma enesekindlusega, lihtsalt kõndisin, ma teadsin, et kõik on korras. Kuni see koer mind persest hammustas. Ja korralikult hammustas, täitsa veri oli väljas. Ma sain mingi 2 päeva korralikult istuda peale seda. See koer nägi välja, nagu tal võiks vabalt mingi marutaud olla. Ja siis me lõpuks jõudsime sealt välja ja meil oli nagu kõik aitab sest fucking Rummust. Mu sõber kutsus meile oma ema järgi, aga kuna see Rummu on päris kaugel sellest, kus me elame, siis tal läks ikka aega, et sinna jõuda. Ja me mõtlesime, et me nagu ajaviiteks lähme mingi kangidele, mis seal lähedal olid. Tegelikult seal oli üks kortermaja, kus oli katuses sees auk. Nagu see on tavaline auk, see nägi välja nagu see oleks plahvatanud. Nagu pommi auk.
ei ole kuidagi looga seotud, ma mõtlesin, ma peaks lihtsalt ütlema teile, kui veider koht see Rummu on. Nendes kangidest, kus me seal lõuga tõmbasime, oli eemal veits mingi mänguväljak, kus mingid lapsed mängisid. No ma ütlen, et mängisid, aga see nägi välja rohkem nagu üks laps peksis teisi lapsi, samal ajal kui ta isa pealt vaatas. Ei no, see isa nägi väga rahul välja. Silne maltsik, iksa. Probleem tekkis siis, kui see vägivaldne laps jooksis meie juurde ja lõi mul sõbrale munadesse rusikaga. Ja okei, mis iganes, lapsed, nad mängivad. Aga see maniak, ta tuli teist korda veel. Ja teisel korral, kui see laps tuli, siis mu sõber nagu tõrjus ta eemale ja oi, selle peale see isa kohe tõusis püsti, hakkas niimoodi meid fucking sõimama vene keeles. Ja meil oli jälle aeg nahhui sealt tõmmata. Sealt tuli mingid tüübid kurikatega meile järgi. Ja okei, nad ei tulnud ilmselt päris meile järgi, aga see nägi väga selle moodi välja. Ja ausalt öeldes me ei kavatsenud seal seista, et teada saada. Me põgenesime oma sõbra ema autosse, kes oli samal ajal jõudnud ja lihtsalt tõmbasime nahhu ja ei kavatsenud kunagi tagasi minna. Ja nii see päev läbi saigi. But wait, there's more! Nimelt järgmisel päeval tekkis Delfisse selline artikkel nimega Rummu karjäärist leiti laip. Ja ma ei tee fucking nalja. Tol hetkel oli see väga šokeeriv, sest ainuke asi, mis pähe torkas oli... Ai jaa, see fucking fotograaf läks ju sukelduma. Ilma varustuseta. Ja sealt leiti laip! Nagu 1+1 on 2, mida rohkemat sa veel tahad. Mis asja veel hullemaks tegi oli see, et me ei kuulnud sellest fotograafist mitu kuud mitte midagi. Me reaalselt arvasime, et ta fucking surnud. Kuni ta siis andis teada, et temaga on ikkagi kõik korras. Okei, see ei olnud tema, aga keegi ikkagi sai sealt surma. Kuna see artikkel oli väga pealiskaudne, siis meil polnud aimugi, kes, kust ja millal surma sai. Ma mäletan, et peale meid läksid sinna mingid noored pidutsema, nii et see võis vabalt keski neist olla. Või siis terve see aeg me ujusime samas veekogus ühe inimlaibaga. Kuidas mu videod alati masendavasti ära lähevad? No see on see kurikuulus Rummu seiklus, mis mul ja mu sõpradel mõni aasta tagasi oli. Me oleme pikalt tahtnud sinna tagasi minna just selle põhimõttega, et näha, kas seal on võimalik, et veel midagi juhtuks. Ma luban, et küll me kunagi sinna tagasi lähme ja siis ma näitan sellele fucking Woof-Woofile, kes kõvemini hammustab.